Tervist! Nagu tutvustati, ütleme, et Meelis siinpool ja sain veidi inspiratsiooni hommikusest ettekandest, et te nägite siin nii-öelda slaidi peale, et kuhu grupeeriti või 3 kasti jagati, ütleme, nagu tootjad. Kevis olen töötanud 10 aastat, enne seda selline 11 aastat põllumajandussektoris, teraviljasektoris ja siis lapsepõlves ka nii-öelda kodutalus. Ehk siis olen alguse saanud nii-öelda sellisest hobitalust, jõudnud siis sellise professionaalse tootja ja sellise suurtootja piiri peale ja nüüd ka, ütleme, 10 aastat siis olnud põllumeestööstus Kevili. Andmed. Kui ettekannet tegin, siis ma mõtlesin, et põllumees, just ütleme eelkõige nagu teraviljakasvaja, ütleme, et kellele ta peab nii-öelda neid andmeid esitama. Kes meie käest küsivad andmed? Ja siis hakkasin nagu ette lugema ja siis mõtlesin, et tegelikult sellest saaks ühe hea slaidi. Jah, siin tegelikult sellel ekraanil ei ole veel kõik nimetatud. Aga lihtsalt illustreerimaks seda pilti, ütleme, kui palju on ettevõtteid või asutusi, kes põllumehe käest tahavad mingisugused andmeid saada. Ehk siis, et täna on olnud ka juttu sellest, et kuidas seda nii-öelda väärtuslikku aega säästa, on ka seesama point ja mõte, et kuidas neid andmete edastamisi oleks võimalik kõige paremini ühildada ja kokku ütleme panna. Ehk siis me ei peaks esitama täpselt samasugused andmeid väga erinevatesse kohtadesse. Ja kui vaadates põllumehe poole pealt, siis ausalt öeldes ega ma ei tea ühtegi teist nii-öelda ametimeest, kes ei kasutaks oma igapäevatöös nii palju erinevaid andmeid. Jällegi, vaadatuna teravilja vaatest, kust kohast hakkab see tootmise pool nagu pihta, on ikkagi see mullastik. Mis on minu mullatüübid, mis on lõimis, sealt saab hakata paika panema, et mis kultuure kasvatab, siis sealt tuleb edasi niiskusrežiim, mulla pH, toitained. Kõik sellised detailid, ütleme, meil on tegelikult igapäevaelus nii-öelda kasutuses. Ja tihtipeale ei mõtle selle peale, et need on ka andmed. Lisaks tulevad erinevad taimekastuslikud pooled, nii-öelda andmestik, sordid, erinevad tooted, ütleme, iseärasused, taimekasvuvaasid, eelviljad, kahjurid, kahjustajad, umbrahud. Samamoodi, kõik on andmestik. Ilmastik. Viimased sellised 3 aastad, nagu te näete, käib äärmusest äärmusesse. On kord kuiv, ülikuiv ja siis ütleme, on sademete rikkam normaalne ja võib juhtuda, et need sademete rikkast perioodist saab nagu ülemäära palju sademeid. Et kuidas sellises olukorras nagu hakkama saada? Masinad, tehnika. Siin on see lugu, et Eesti põllumees armastab masinaid, armastab tehnoloogiat. Ja kui vaadates Euroopas ringi, siis meie tootjad kasutavad ikkagi, ütleks nii, et tipptasemel tehnoloogilisi seadmeid. Ehk siis meie enda masinad on võimelised koguma väga palju erinevaid andmeid. Aga kas me suudame neid andmeid, mida seal kogutakse, ka enda jaoks ütleme nagu tööle panna? Sellele küsimusele ma vastan veidi hiljem. Lisaks veel on ettevõtte sellised juhtimisalased nii-öelda andmestikud. Sisendite hinnad, viljahinnad, tuleb vaadata, et seda jooksvat trendi, kuhu poole liiguvad. Väga palju sõltub poliitilistest otsustest, ütleme maailmast, nagu ka olev kõneleja nii-öelda rääkis. Et põllumees kogu aeg tegeleb andmetega.
Ja mis nendest andmetest lõpuks tulevad nii-öelda aruanded. Aruanded, mida me siis esitame erinevatesse nii-öelda kohtadesse. Jätkuvalt ma näitan teile erinevaid andmekasutuse kohti, mida põllumees kasutab oma töös. Ma näitan veidi minevikus tagasi olevaid asju, näitan olevikus teemasid ja näitan ka tulevikus. Aga kui neid andmetest ja sellest kogu asjast nagu pikalt rääkida, siis poolest tunnist on ikkagi kõvasti vähe, et siia kuluks mitu tundi. Siis ma olen teinud tegelikult sellised nopped ja need nopped on olnud ka selliseks inspiratsiooniks sellisest viimasest nädalast mõned, kus on tulnud põllumeeste seast rohkem küsimusi. Näiteks mulleanalüüside tõlgendamine või mulleanalüüside tulemused. Me oleme IT-riik, aga paraku tuleb välja, et me liigume nagu siin veidi ajast tagasi. On see lugu, et kui vanasti tulid meile mulleanalüüsi tulemused, siis tulid kaasa ka kaardid ja me nägime ettevõtte lõikes ära, kus kohas meil nii-öelda vastavad pH-sisaldused on, fosforisisaldused, kaaliumisisaldused, et kus on kõrge sisaldus, kus on madal. Nüüd on see lugu, et need on liikunud sellisesse vormi, et tuleb ainult protokoll, tulevad numbrid, aga et saada infot, ülevaatlikku infot, siis meil oleks vaja ikkagi ka kaarte. Jah, need kaardid on tegelikult üksikud või nagu nende põldude küljes kinni, aga meil puudub ülevaatlik info. Ehk siis, et saada sellist pikast ja suurest andmereast informatsioon kätte, oleks vaja, ka sellist, et need andmed oleks kaardi peal. Ja me oleks võimalik kaardi peal ka tegelikult kasutada selliseid filtreid, otsingumootoreid, neid asju nagu töödelda. Ehk siis see on koht, mida meil tegelikult väga hädasti oleks vaja arendada. Viimase nädala teema, see lämmastikubilanss muutus ikkagi väga populaarseks küsimuseks reedel. Ma ei tea miks, aga sealt hakkas tulema küsimusi. Ja päevas ikkagi selline 10+ kõnet oli kohe, et kuule, et kuidas ma seda lämmastikubilanssi täidan ja milleks seda vaja on nii ja naa. Jah, lämmastikubilanss on tegelikult meil teisipidi vajalik, et hinnata seda väetise kasutuse efektiivsust, aga siin on väga oluline detail. Kui me teeme selle bilanssi ära, me saame ühe kindla numbri, aga kui meil tegelikult ei ole kõrval olevad andmeid, siis selle numbrilise väärtusega ei ole tegelikult mitte midagi teha. Sest me ei tea, kas näiteks oli ebasoodne ilmastik sellel aastal, mis meil saagi rikkus, olid taimekahjurid, haigused, põldlamandus, ei saanud kõike kätte, hiinekoristus. Et selle andmestikuga midagi teha, kas põllumehele endal või teadlastel, siis ainult numbrist ei viisa. Sest me võime seda numbrit tõlgendada täiesti valesti ja need otsused liiguvad täiesti vales suunas. Teine näide. Need põllumajandustootjad, teraviljakasvatajad, kes kasutavad ka sõnnikut, siis on see lugu, et lämmastikubilanssi tuleb märkida lämmastiku sisaldus. Sõnnikus, seal märgitakse üldiselt lämmastiku üldsisalduse järgi. Aga taimed kasutavad sellest ära ainult omastatava lämmastiku poole. Ehk siis me peaksime tegelikult sõnniku kasutajatena kasutama hoopis aktiivbilanssi. Sest siis sealt me saame ka tegelikult selle reaalse tulemi, reaalse numbrise näidu, reaalse tulemi, millega meil on võimalik edaspidi otsuseid teha. Sest kui me kasutame ainult seda üldsisaldust, siis te näete tegelikkuses, et kui me oleme andnud 25 kuupmeetrit sõnnikut hektarile, taimed omastavad sellest ära 32,3, ülejääk on tegelikult siis sõnnikus kas seotud pool või vabanebki
järgmisel, ülejärgmisel aastal, aga näete, erinevus on 65,2 kilogrammi hektari kohta. Ehk siis, kui me kasutame ainult seda üldbilansi meetodit, saame numbri, põllumees ise oma toimetamistes, et väetamine oleks õige, taimed saaks toidetud, saaks kvaliteetse saagi, peab kasutama seda omastatavat lämmastiku osa, aga need numbrised näidud on erinevad. Ka siin on sama mure, seda asja tuleks parandada. Ehk siis, nagu ma enne ütlesin, me kogume oma igapäevaelus väga palju erinevaid andmeid. Tihtipeale tekib küsimus, et kas meil kõike on ikkagi vaja koguda. Sest meil masinad loevad väga pikki algoritme, või andmete jadasid ja tihtipeale need jäävadki sinna masina oma portaali. Me ei kasuta neid. Väga tihti tuleb ka ette seda lugu, kus te lähete mingit masinat ostma ja müügimees teile ütleb, et kuule, võta see lisa ka juurde, et see on nagu pead, et mida sul naabrimees võttis või täna eesrindlikud põllumehed on selle lisa nagu juurde võtnud, võta sina ka. Pigem esitaksin teie mõttes küsimuse iseendale, kas mul seda andmestikku on vaja, kas mul selle andmestikuga ka midagi teha. Jah, kui te näete, et teil on sellega midagi teha, kas täna või hoopis homme, siis küll. Aga lihtsalt andmeid koguda niisama huvi pärast ei ole pointi. Andmed, mida me kogume, on tegelikult see lugu, et andmed peavad olema ka lihtsasti kasutatavad. Ja nende andmetega oleks ka võimalik midagi teha ja midagi kasulikku. Ehk seda, mis arendaks teil tootmist edasi, suudaks hoida kulusid kontrolli all, suuta tootmist efektiivistada ja panna fookus sellisesse kohta, mis teil ongi see probleemne koht. Väärtusplaan. Väärtusplaan on ka selline väga aktuaalne koht ja kui me vaatame viimast 3 aastat, mis ei ole teraviljakasvatussektoris kuidagi roosilised olnud, siis siin on üks koht, mis aitab teil ka kulusid kontrolli all hoida ja vaadatagi, kuhu kohta suunata oma fookus, suunata õige väetis, õige element õigesse põldu. Sest läbi selle on teil võimalik tulukuse poole pealt olla eesrindlikud, võimalus teenida ka kasumit. Ehk siis väärtusplaanide puhul on see oluline, kui te kasutate neid erinevates programmides, teil oleks võimalus, et te saate sinna sisestada mullaandmed, ehk mullaanalüüsi tulemused, võimalik kalkuleerida sealtpoolt kulude poolt, leida, ka siis väärtusplaani tehes selline soodsam väetise valem ja selle läbi liita lõpuks kokku kogused, et võimalus ka teha tellimus. Sest kui te tegelikult kuskil programmis kasutate niimoodi, et üks pool on lahendatud, aga te ikkagi Excelit või paberit kasutada ruudulist vihikut kõrval, see ei ole tulemus. Te peate suutma ka need asjad kokku liita. Väga lihtne asi, aga iga päev me selle peale niipidi ei mõtle. Oleme ikka harjunud, et me teeme seal detailid ära, ka paberi peale arvutan veel üle. Ehk siis reaalsus on see, et ajapikku on asjad muutunud paremaks, aga on veel väike samm minna. Näitan teile ühte väärtusplaani, näitan tegelikult ühte Excelit. Andmete osas on niimoodi, või Exceli osas, et Exceli programm on täis väga erinevaid võimalusi. Ja 15-16 aastat tagasi tootmises olles ise puudusid, sellist põlluraamatu lahendused, kus saaks väetamise asjad ilusti planeeritult ja kuluefektiivselt ära teha, siis ma lõin ise
sellised, ma nimetan seda väetamise abimeheks, kus siis on võimalus teha planeeritud otsuseid. Ja miks see nii on tegelikult see lugu, et kui sa lähed, võtad hinnakirja ette ja vaatad, ütleme, et mis see tonni hind, ütleme, väetisel kõige odavam on, valin selle väetise, siis tegelikult see ei tarvitse olla tootmises kõige efektiivsem lahendus. Ja miks see nii on? Toon lihtsalt ühe näite. Siin näete, on fosforisisaldus põllumullas keskmine. Ja näete, et 7-tonnise taliniisusaagi jaoks oleks vaja saada 26,6 kilogrammi toitelemente, ehk siis neid, mida me teradega ära eemaldame. Ja kui me valime, ütleme, hinnakirjast kõige soodsama variandi, kus on fosforisisaldust, ütleme, madal, sest ka väetise hind on odavam, 498 eurot tonn versus 592. Lõpptulemus on see, et kas me tegelikult hektari kuulu saame kõige odavama? Tegelikult ei saa. Kui sa oled harinud, ütleme, et paneme 200 kilo, ütleme 235 kilo hektarile, paneme ühte teist, ütleme, siis me näeme tegelikult, et meil jääb siin puudu. Täpselt 13,3 kilo jääb ka puudu. Ja esmapilgul tundub, ütleme, et näed, see esimene valik, kus meil see väetise hind ongi, ütleme, kõrgem, samas toitained saavad ilusti kaetud, versus see pool, kus on hind, ütleme, veidi soodsam, aga päris tugevad kohad, ütleme, näiteks fosfori osas jäävad miinusesse. Kas see on nii-öelda soodne? Et siin meil see fosfori jääks, ütleme, saaki limiteerivaks. Ja täpselt sama teine graafik, kus tegelikult muutsin lihtsalt selle parameetri ära, et fosforisisaldus on mullas kõrge. Ja näete, mul tegelikult ei olekski vaja seda siis kõrge fosforiga väetis kasutada, vaid sobikski madalama fosforisisaldusega väetis. Ja näete, võimalus siin kulust kokku hoida. Ehk siis selline põllu mullastiku andmete jagamine erinevates gruppidesse ja vaatatuna selline sõna, mis teil nii-öelda kultuurile nagu sobiks hästi, võimalus kokku hoida. Kokkuhoid siit näiteks 22 eurot, ütleme hektar, vaadatan hektari peale, ei olegi väga suur summa, korrutame hektaritega läbi, hoopis teine number. Ehk siis sellised abivahendeid on põlluraamatutes täna olemas või on ka, ütleme, sellised Excelid loodud erinevaid, et palun kasutage neid. Aitab teil andmete osas teha paremaid otsuseid. Tulude-kulude vahe või ülevaade. Ka siin oleme tegelikult Kevi liikmetele teinud sellise omahinna kalkulaatori. Nagu ma enne ütlesin, et Excelis on võimalused piiritud. Ma ei oska kindlasti kõiki asju, ütleme, ära kasutada, aga olen loonud, ütleme, sellise üsna suure mahuka, ütleme, andmetabeli, kus igal tootjal on võimalik sisestada oma ettevõtte andmed, masintööde asjad läbi kalkuleerida, sisendite pooled ja siis vastavalt kultuuridele hakata kalkuleerima, ütleme, tulude poolt ja kulude poolt. Nagu te näete, siin on alammenüüd veel tulevad siit klõpsatest nagu lahti, ehk siis on võimalik kõik tööd ütleme, sisse kirjutada. Ja miks ma seda näitan sellisena, on tihtipeale see lugu, et ma külvan talinisu või talivilja, ütleme, rohkem ja ei ole vahet, ütleme, millise eelvilja järgi või kuidas. Ma saan ju alati nisu või talivilja rohkem kui suvivilja. Siin on tegelikult küsimus alati, et sa võid rohkem saada, aga kas see ka majanduslikult, ütleme, nagu pädab. Viimased aastad on näidanud, et nisu, mis on külvatud hea eelvilja järgi, nisu, mis on külvatud nii-öelda teravilja järgi või nisu järgi, selline 700 kilo, tonn, 1,5 tonni saagi vahe. Kulusid me teeme üldiselt sama palju. Siin selles näites 700-kilone vahe. Muud tööd kõik on täpselt samamoodi tehtud ja samade, ütleme, toodete asjadega. Müügihinnad
2025 aasta aritmeetiline keskmine, kuna aasta alguses olid hinnad nii-öelda kõrgemad, see viis aritmeetilise keskmise nagu kõrgemale, on näha, et siin kohas, kus me saame 7 kilo vähem, on arvestuslik kasum hoopis kahjum. Siinpool on veel võimalus kasumit teenida. Selle samuse tabeli alusel on teil võimalik kalkuleerida läbi ka neid põlde, kui teil on olemas nii-öelda selline aegrida eelnevatest aastatest saagitasemetega. Teate ära, et mingitel põldudel te saate saaki rohkem, mingitelt vähem. Võimalus siit kalkuleerida, kas see asi on ka kasumlik. Samasugune näide nüüd, see kehvem talinisu siin versus suviili. Kaera näide lihtsalt. Ja näete, suvivilja kaeraga oleks võimalus teenida kasumit. Ehk siis terve pikk andmete rida lõpptulemusena võimalus analüüsida, mitte teha otsuseid emotsiooni pealt. Veel üks näide andmetest. Te vaatate erinevad herbitsiide, te vaatate seal seda pikka loendit kirjas, vaatate, mis umbrohud selle herbitsiidi spektris on. Aga lihtsalt üks näide, kuidas nendest andmetest oleks võimalikult hea ülevaatlik vaade. Teinekord on vaja panna lihtsalt tabelisse ja näha, missugune herbitsiid siin nii-öelda tulbas või reas siis nii-öelda kataks ära, teie põllus olevad umbrohutud terve spektri. Sest te ei suuda muidu ära kalkuleerida ja vaadata, kas see herbitsiid mulle sobiks või mitte. Peale üks nipp, töövahend. Näitan teile veel järgmist kohta, kuidas nii-öelda ülevaatlikult saada andmeid või andmetest nii-öelda tulemused kätte, mis on tegelikult kuvatud hoopis Eesti kaardi peale. Metki poolt tehtud fungitsiidide toimete resistentsuse nii-öelda seire tulemused 2023. aastal nisu heleleksuse koha pealt. Ilusti hoomab ära, et näete, kus mingis maakonnas on nii-öelda probleeme. Näitaja, peab olema siin 5 ja pluss, siis on tunnikus väga-väga madal, ehk siis see fungitsiidi toimeaine ei tööta heleleksusega. Ja väga hästi on nagu nähtav. Oleks me näinud lihtsalt ühte andmete rida, lihtsalt numbrid reas, tegelikult ei saaks väga hästi aru. Tuleme nüüd veidi sellise oleviku ja sellise tuleviku vaate vahele. Eesti nii-öelda kombainidest ma võiks julgelt öelda, et selline 50% on kindlasti sellised, mis teevad saagikaarte. Ehk siis selliste kaartidega olete te kursis. Aga palun tõstke käsi, kes seda saagikaarti tegelikult reaalselt oma tootmises otsuste tegemisel nii-öelda kasutab. Ei näe nagu kätemärd. Kristjan, siin on tööd vaja teha. Näitan lihtsalt teile mõtet ja sellised edukamaid, kes on liikunud juba sammu edasi, et ei piirdu ainult saagikaardiga, vaid kasutavad erinevad sensoreid, kasutavad biomassi indekseid ja selle alusel juba tegelikkuses teevad väetamist varieeruva normiga, kasutavad fungitsiidi varieeruva normiga. Aluskaart, nagu näete, on siin. Ja pilt, näete, siin on veeauk. Sellest salasse väetist ei külvata. Siin ei ka tehta, et me taimekaitset. Ehk siis, kui teil masinad, seadmed on võimelised selliseid asju tegema, siis siin on tegelikult selline potentsiaal, mis tuleks ära kasutada. Siin on võimalus kulusid kokku hoida ja sihtida oma tootmise nii-öelda selline efektiivsus õigesse kohta. Ehk siis koht, kus on nagu väga hea biomass,
näete nagu siin, siit on võimalus, näete, siia on väetist rohkem, siin alas on nagu väetist on pisut veel rohkem, et sihtidagi neid kohti, mis on tegelikult teil lõpuks rahakotile soodsam, tulusam ja ka keskkonnale soodsam. Siin lihtsalt on katse, kus pritsiti nii-öelda fungitsiid muutmata normiga, 2 tehnorada, ja näete, et me saagikaardi peal seda ala niimoodi välja ei jookse, et oleks ühtlane. Ehk siis selle muutnormiga pritsimine on igati õigustatud olnud. Või teine näide. Siin näete, et me NDVI nii-öelda ühte kaarti ja põld on jagatud nii-öelda värvide osas nagu 2, mis on nii-öelda satelliidi pealt tulnud see. Ja siin erinevus on lihtsalt sordis. Üks sort on sellele mullastikule olnud, ütleme, parem kui siin teine. Vabandust, niipidi ütleme, et see roheline ala on parem kui see. Ehk siis mingid sordid sobivad, ütleme, teie muldadele paremini. Ka seeläbi on võimalus teha nii-öelda valikuid, mida te tegelikult põllu ääres tehes, seistes või põllu sees jalutades ei tarvitse märgata. Aga täppisviljelusel on omad mured ja ka rõõmud. Rõõmudeks on see, et jah, meil on võimalik teha selliseid asukohapõhiseid nii-öelda töid, hoida seeläbi kokku kulusid, kasutada ettevõttes nii-öelda sellist rentaablust, ehk siis suunata tootmine õigesse kohta, tootmise efektiivsus, vähendada keskkonna jalajälge. Aga väga palju tööd on vaja teha, et need andmed saaksid siis nii-öelda oma tarbeks tööle pandud. Et selliste kaardirakenduste ja ka erinevate mõõtmistega põldudel see nõuab nii-öelda lisatööd päris palju. Ja mis on veel mure, et erinevad nii-öelda kaubamärgimasinad loevad andmeid väga erinevates formaatides või need ei ole samas portaalis nii-öelda lihtsasti kasutatavad. Ehk siis, kui teil on ühte marki nii-öelda traktorid, teist marki kombain, võib ka väetisekülvik või ka teraviljakülvik olla selline, et mis ei ühildu teil nii-öelda kas siis täppisviljeluse seadmetega ühte kohta, siis on murekoht. Aga selle murega on see lugu, et Eestis on kokku kutsutud selline nii-öelda ettevõte või asutus nagu digiagronoomia. Ja sellest me täna ka kuuleme. Ja see ongi loodud just sellele eesmärgiga, et need erinevad osapooled, erinevad masinad, põllumees ja ka see vahel, kes seal siis peab seda nagu nõustamise poolt tegema, et need saaks nii-öelda kokku viidud. Ehk siis väga suur samm on ära tehtud ja ma usun, et siit saab ainult edasi minna. Ja mõtteid siis nii-öelda tulevikuks. Ehk siis et meil oleks tegelikult tootjatena ikkagi vähem seda andmete nii-öelda topelt esitamist. Jah, me liigume selles suunas, päris mitu sammu on ära tehtud, aga kus me liigume täna nagu piisavas tempos. Sest viimase nädala või siin tegelikult isegi poole teise nädala jooksul on tulnud pidevalt nüüd küsimusi, et investeeringu meetme kohta, et ma olen koolitusel käinud, mul andmed on tegelikult esitatud, aga miks ma pean tootjana uuesti veel nii-öelda andmed esitama taotluse juures, et tõendada koolitusel osalemist. Siis me kogume andmeid ja neid on vaja nii-öelda töödelda, analüüsida. Aga kas meil on olemas nii-öelda selle jaoks sobivad tööriistad, on meil olemas oskused. Ja kuna me oleme nagu masinate poole pealt väga sellised eesrindlikud, siis teeme nüüd ka järgmise sammu, et me suudaks seda nagu tööle rakendada, sest kui see masin on nii-öelda nutikas
me seda ära ei rakenda, siis ei ole selle nutikusel ka nagu mõtet. Ja lõpetan sellise nagu mõttega, siit võib-olla tuleb ka küsimus, aga ma ei hakka kohe vastama, et lihtsalt, et kas innovatsioon on vedur või pidur. See on teile endile koju mõtlemiseks. Aitäh! Suur tänu!